Saame tänast tiimi tooteõhtut ja alustame kohe siis uute toodetega, mida siis mingeid tooteid oli meil võimalik näha ka LTS-il, kus iganes see oli, Roodosel. Ja jagame korraks nüüd seda, seal oli üles pandud ilus stend, kus olid siis Artistry Studio uued tooted. Ja umbes näete ka, millised need olid, need tootestendid. Ja, nii. No, nii palju seda videot oli, on ju? Pane üks kord veel. Okay. See on elu ka kohalikku. Et see ongi stend seal tegelikult ja siis seal olid neid tooted sai tegelikult näppida ka. Et seal olid reaalselt tooted väljas, siis olid need ekraanid veel. Ja, et sul on 2 toodet nüüd siin ka füüsiliselt kujus olemas. Ja, et üks on siis nii-öelda toonik, poore värskendav ja vähendav ja nii-öelda antiplemis on siis läikiva naha vastu toonik. Ja see on milleniaalidele või noorte sari siis. Noortele meestele milleniaalidele. Hakkas see nali pihta, jah. Ja siis teine on see näopesu vaht ja kooria või näopesu keel pigem ma ütleksin ja kooria ühes. Ja see on, seda ma katsetasin. See on, teate, see on tõesti hea, ta on siuke, ma näitan, ta on niuke, näete, oranž keel. Ja näete, et natuke on, minu meelest on näha isegi siit, et näete, natuke terad on sees. Hästi peened terad, mitte suured, aga niuksed nagu hästi peened terad. Ja lõhnab tõesti hästi. Ja ma kasutasin seda, proovisin ja teeb naha hästi siledaks, nii et ma arvan, et ma niimoodi teiseks näopesukeeliks täitsa või kolmandaks näopesuvahendiks täitsa seda hakkan ise ka kasutama ja toonik siis ka lõhnab tõesti hästi, need on esiteks on nad ilusad tooted ja seal räägiti sellest, et seal koolitusel, sellel ühel koolitusel räägiti sellest, et mis see nagu erinevus on Skin Nutritionil, sest see on ju ka vegan sertifikaadiga toote, näete. Eks? Et mis vahe on siis sellel Artisti Studio sarjal ja vegan sertifikaadi või sellel Skin Nutritionil, et kui mõlemad on vegan tooted, et siis see, ütleme niimoodi, et see noortele mõeldud sari, et noored tahavad, et oleks lihtne kasutada, oleks kiire ja ta kohe näeb mingit tulemust. Et see Skin Nutrition on sellisele võib-olla mitte nii noorele inimesele, kes tahab pikaaegsemat tulemust, kes on kannatlikum, määrib seda rahulikult endale peale ja ei ole selline rahutu kasutaja, aga et see Artistry Studio on mõeldud just noorele inimestele, kes tahab ruttu, teeb ära oma näoprotseduurid ja läheb juba tekudele. Nii et nad töötavad natuke erinevalt, aga mõlemad on väga kvaliteetsed. Nii et kui nad nüüd meil müügile tulevad, siis mina julgen küll, nende 2 toote puhul küll väga soovitada. See oli järgmine aasta minu. Jah, 2023 tulevad nad müügile ja nad näevad väga siuksed, näevadki siuksed sennid ja trendikad välja minu meelest, et kuidagi selline, kohe tekib soov kasutada, et kuigi ma võib-olla ei ole milleniaal. Nii, ja siis oli uutest toodetest oli tegelikult oli väljas veel ka Daily, ehk siis Daily tuleb uue võimsama sisuga ja ütleme, purk jääb samaks, aga jah, et see sisu, midagi oli seal veel juures. Minu arust oli dollaripuru. Ei olnud. Vist ei olnud. Aga me täitsa kuulasime seda, mida meile räägiti. Aga ausalt, me oleme mõlemad ära unustanud, et mille pooled see Daily on täiustatud, aga igal juhul Daily on väga täiustatud ja tuleb uus. Ja siis uus tuleb nüüd siis koos suure esitlusega tuleb ka Vision Plus. Ja,
et seda purki me teile juba lehvitasime sealt videost ka, aga ma tahan näidata. Lõhn on ka tegelikult hea. Lõhnab huvitavalt, Ja. näed kõik siin. Siiri küsib, kas keel läheb vastu ja Martina ütles, et imearmsad näevad küll. Keel läheb, ma nüüd mõtlen kohe, ma ei tea, kas läheb. No sina proovisid. Ma proovisin, aga mul olid silmad kinni, ma ei näinud, aga vist ikka läheb. Keel läheb vastu, jah, ma arvan. No sa proovid uuesti, siis ma vaatan. Nii, aga näete, Vision Plus, näete, milline välja näeb. Ka minu meelest väga ilus. Ta on selline, tegelikult on siia peale kirjutatud soft keel. Soft keel, Talis arvas, seda peab närima, aga tegelikult ikka ei pea. Ei pea või? Ei. Ja mis siis on, et ta tuleb, vahetab välja mustika. Mustikas läheb ära, tuleb Vision Plus asemele. Siin on siis karotenoidid tomatist ja siis on see taim minu meelest, mida meil kutsutakse tageteseks, aga ma ei tea. Ja tal on luteeni kogus on topelt suur. Ja peab võtma, ühesõnaga, et peab võtma, tegelikult tuleb nii-öelda kasuteguri ja rahasuhe tuleb ka väga hea, et peab võtma 1 päevas ja sa saad rohkem seda nii-öelda seda silmakaitset. Tsink on ka siin sees, beta-karoteen, lükopeen ja lutein ja tsink ja vitamiin A. Nii et väga-väga, seal oli ka väike video ja stend üleval sellest, et tegelikult inimesed, kui me võtame kokku kõik oma töö, oma meelelahutuse ja oma nii-öelda tegevused, et siis inimesed keskeltläbi 8 tundi tegelikult päevas kasutavad ekraani. Sinist ekraani. Et see on päris hull tänapäeval, et see ei ole üldse väike asi, nii et silmad vajavad kaitset, nii et meil tuleb, et võite juba hakata promo tegema, sellepärast, et see tõesti, otsige inimene, kes ei kasuta arvutit või telefoni ekraani, et neid ei ole olemas. Ja kuidas see oli, et kui vanasti mustikat pidi võtma 2 tükki, siis seda võtab seda on üks päevas, nii et jah. Nii et rahaliselt kasulikum, aga on tõhusam toode. Aga et mustikas läheb välja, mustika asemel tuleb siis see, aga samuti sisaldab ju luteini ja A-vitamiini ka multikaroteen, aga multikaroteen jääb alles selle tõttu, et väga paljud inimesed kasutavad seda oma naha jaoks. Mida meiegi oleme promonud siin, et kui sa ei taha päikese käes ära kõrbeda, siis multikaroteeni tasub võtta ja multikaroteen jääb alles, mis on väga tore. Ma ei tea, kas ma näitan oma sõrmu, on näha. Nüüd mul see keel lahustus siin ära, aga näete, need teraksed jäid siia sõrme peale kõik. Niisugused väiksed valged teraksed. Väga tore. Nii, aga läheme nüüd edasi ja me tahaks natuke promoda Aikuki veekeetjat, sest et see on jälle lehel nii-öelda reklaamis, aga miks ta eriline on ja miks ta nii hea on? Kaisa, võib-olla sina paari sõnaga ütled, et vähemalt me nägime eelmine kord, et sinu kodus oli ka see olemas. Kuidas te saite näha? Taustal seda mul ei olnud, aga ta olemas oli küll. Ja okei. Nii, ups, kaamera veidike pöördus. Nii. Issand, see on nii suur, et see mahub meil siia ekraanile ära. Ühesõnaga, selline kann, mis ei ole tavaline kann, ütleme õigesti. Sellepärast, et esiteks, no vaadake, kas see pole mitte ilus. Mul on see valgus võib-olla veidi kehv, aga tegelikult ongi selline kõrgläikega must ja eriti stiilne on ta sellepärast, et ta on elektrooniliselt, muidugi programmeeritav puutetundliku ekraaniga. Neid nuppe te siit ei näe, aga saab siis valida 40, 80 ja 100 kraadi. 90 oli kohv oli 90, 49 ja 100. 100 oli ka, ja ma ise kasutan, kuna mulle ei meeldi väga kuumad joogid, just täna jälle kõrvetasin suu ära, palju õnne. Siis siin moodis saab valida neid siis endale vastavalt ja ta on alati, esiteks on see turvaline, sest alati jääb välispind jahedaks, ta on 2-kordse kihiga ja see on tohutult suur, 1,5 liitrit
keedab 6 minutiga näiteks. Aga ma mõtlesin, et kuna ma nagunii joon sellist pool leiget kuuma jooki, et siis on hea elektri kokkuhoid ka. Et vanasti kannul ma tegin nii, et kas siis ma lasin vee keema, lisasin külma vett või siis panin poole pealt kinni. Aga sa ei pea seda tegema. Ja esiteks ta annab märku ka siis vastavalt, kuidas temperatuurid tõusevad, mis kraad on, no täielik high-tech keedukann, ütleme nii. Ja oih, mul on siin vesi sees. Siin, ma ei tea, kas te näete, aga kogu see pind on siis selline mitte plastiga kokku puutuv ehk tervisele väga vajalik osa, et ei nimenduks mingid plastikud meile kuumaga eriti. Ja siin sees saab tegelikult ka piima soojendada. Nii et ma ütlen ausalt, ma ei ole piima teinud. Ma ei tea, kas ma ei raatsi, aga mul tundub, et ma ei tea, pole vajadust ka olnud. Aga kes tahab, siis palun lastele võib katsetada anda. Nii et ma ei tea, hinna poolest, kui keegi on huvitatud, kes lehele ei saa praegu minna või ei taha, siis on see kuskil 60 €, 62, kui ma õigesti mäletan. Mina võin öelda, et tegelikult elektroonikapoodides ei ole sama võrdset kannu ei ole olemas, vähemalt meil Eestis. Internetis küll leiab, aga Eestis ei ole, et on olemas küll mingite digitaaldisplaydega, aga nad on nii kohmakad ja sellised. Ja siis on see firma nimi on selline, mida ma kunagi ei osta ja edasi-tagasi. No, väga hea, Kaisa, et me tegelikult tahaks veel tõsta selle kannu väärtust sellega, et mäletate, aasta tagasi me tegime Ingveri XS-i, lasime kuumaks. Ja nüüd, kui me reisilt tagasi tulime, siis me sattusime kohe Eesti kliimasse, mis on võrretes siis looduse kliimaga natukene jahedam. Ja me kohe mõtlesime, et peaks nagu proovima, et proovime, et me läheme nüüd oma kaameraga, lähme pliidi juurde. Kuni minnakse pliidi juurde, ma kasutan momenti ja küsin. Oled ma kuulda või? Kaisa, kuuled mind? Ütle mulle palun, kui see kann, kui sa ostsid selle kannu, kas oli vaja kuidagi seda häälestada? Või et ta ei ole vaja, mitte üle pole vaja teha? Ei, ma olen alati sellega jänni. Ära muretsi, tead, seal paned moodi peale ja sealt saad valida juba vajutad mitu korda. Võtnud täpselt, jah. Ei, aga seal on ka 2 nuppu. Programmi valik ja see on imelihtne, sest sa näed juba, ta annab sulle valikus nagu umbes pesumasinale, et sa nii palju klõpsid, kui siis, ma arvan, et Sille Talisegi näitavad seda temperatuuri valikut ka, et see on tõesti väga-väga lihtne. Hästi. Kõik on seal oma. Aitäh. Palun. Nii, me siis räägime, et tavaliselt, nagu te mäletate, et kui oli vaja teha, pane sealt hääl kinni, jah. Et kui oli vaja teha seda Ingveri XS, siis sa panid siia potti ja siis sa ajasid ta kuumaks ja tegelikult on Ingveri või selle nii-öelda glögiga on see, et ta ei tohi minna keema. Aga kuna meil on võimalik valida sellel kannul 80 kraadi, siis ongi ülilihtne. Sille on siis see, kes võtab kõik vastutuse enda peale, kallab sinna 2 purki sisse. Et miks me seda teha saame, siin on esiteks see, et see Kaisa juba mainis, et sisu on tervenisti roostevaba ja tal ei ole mingeid plastmassiga kokku puutuvaid ääri, mille vahele kuskile XS näiteks saaks minna, et sa ei saa veekannust enam võib-olla seda muu toidu maitset ära. Eks, et piima näiteks, ma arvan, et saab ka, et näiteks kes küpsetavad, tahavad küpsetamise vett soojaks. Nii, oota Eerikale nüüd. Ja, moode. Nii. Kohv ja on küll 90 ka ja 40 läks juba. 80 näed. Ja nüüd ta läheb nüüd ise tööle ja praegu on 23 kraadi näitab ja nüüd ta hakkab siis kohe siin seda temperatuuri üles lööma ja sul ei ole vaja kunagi muretseda sellepärast, et see nii-öelda siis hingedepäeva glögi on kuumem kui vaja. Või kuumem jah, kui vaja. Jah, kuumem, kui ei pea passima
ja täpselt paras tuli meie jaoks. Ma muidugi soojendasin kuuma veega kruusid enne ära. Ja loomulikult on ta ka sellepärast hea, et pärast on ju võimalik lihtsalt veega natuke üle uhada ja ongi kann jälle puhas. Ja see temperatuuri panemine käis siis nii, et Eerika, kui sa vaatad, et siin on kaks, on off-nupp ja on mode, et seda modest läheb siis, siin hakkab, me jamasime kaalgus, me ei saanud aru süsteemist. Siit saab panna neid erinevaid temperatuure valida, vaatad mitu korda, üks kord vajutad, eks ole, mis temperatuur sul tuleb, on ju. Aga siit on-offi sellest saab, kui sealt vajutad, siis saab 100 kraadi panna. Et kui on ta off nii-öelda selle seisu peal, siis kui sa tahad 100 kraadini, näiteks teevett tuleb ju keema ajada, siis hoiad lihtsalt korraks seda on-nuppu peal ja siis tuleb 100 ette. Ja siis ta keedab vee 100 kraadini. Me jantisime siin kaalguses, aga saime lõpuks aru. Ja näete, me ei pea hakkama üldse sellepärast muretsema, et kas nüüd see keeb üle või ei kee üle. Ja kohe saab see novembrikuu jook saab valmis. Ja kuna see Ingveri XS on just kuumana ideaalne sellistel õhtutel, kus on pime ja väljas on külm, siis soovitame teil ka, kellel veel seda veekeedu kannu pole, siis igal juhul oleks arukas seda endale osta. Ma mõtlesin Kaisa jutu peale muide see, et kes näiteks pärmitaignaga küpsetab, seal on vaja ju seda sooja vett, et saada paras vesi, millega pärm panna kerkima, eks. See 40 kraadi on ju tegelikult see parim temperatuur selle jaoks. Ja nüüd, kui sa oled teises toas, siis sa ka tegelikult saad aru, sest ta annab sulle märku, ta hakkab nüüd kohe laulma. Eesti hümn tuleb nüüd 2 keeles. Kohe kuulete. Tuleb. No nägid. Just. See ongi valmis. Esimene oli eesti keeles, teine oli läti keeles. Ja 3. oli tõlge. Ja. Nii. Ja nüüd me siis kallame välja ja nii lihtne see ongi. Ja värv on ilus ja ta on nii parajalt kuum, et sa ei pea mõtlema selle peale, et oi, kas ma nüüd kuumutan oma suulae ära või ei kuumuta. Just. Nii, aga meie liigume jälle siis oma kaameraga sinna teise kaamera juurde. Siit paneme kinni. Nii, igal juhul lõhn on ülihea ja see värv on tegelikult umbes sama nii nagu sellel siin. Või visandrusil. Aga läheme nüüd siis järgmise punkti juurde ja see on meil tegelikult ka selline nagu viimane punkt, et me kuulutame välja siis novembrikuu tiimi challenge'i. On hea. Ja challenge'i peaauhind. No tegelikult ongi, siin ei ole ei pea, siin ainult üks auhind on. Ja see on pea. On tegelikult kõige suurem iCooki pann. Selle väärtus on, kui te lööte selle kokku, siis selle väärtus on kuskil 266 eurot. Nii et kes selle challenge'i kinni paneb, siis saab kas endale või saab ära anda oma tuttavatele või mida iganes. See on täiesti uus, nii et. Ja selleks, et seda saada, selleks on vaja siis teha novembrikuu jooksul iCooki süsteemiga sellist toitu, et me saaks näha, et on kasutatud vesilukku. Ehk siis sa pead tegema siis kas video või niimoodi, ma arvan väikse video, et on näha, et vesilukk läheb sul peale. Näete, praegu ei ole vesilukku, ta ei hakka keerlema, et vesilukk peab minema peale ja pärast, kui on toit valmis, siis tahame me toitu ka näha ja saadate pildid siis või selle video meile. Ja meie postitame nad ilma autori märketa üles Go21 keskkonda ja laseme siis kõigil hääletada, missugune pilt või missugune toit kellele meeldib.
hääletada saab ainult, selles mõttes sa saad hääle anda ju ainult üks kord ühele pildile. Ühele toidule. Ja, et sa ei saa, sa saad rohkem toitudele ka anda, aga sa ei saa anda iseendale, tähendab iseendale häält anda ei saa. Ja siis me pärast loeme kokku. Et ei tee mingit loosimist, vaid läheb avalikul hääletusel ehk loeme laike. Ja loeme laike ja vaatame, kellel on rohkem laike, see selle nii-öelda novembri lõpus siis või detsembri alguses selle iCooki panni endale saab. Aga nii lihtne see asi ka päris aga nii lihtne siin ei ole. Siin on väike tärn, mida tuleb lugeda siis selles kitsas kirjas. Selleks, et kvalifitseeruda sellele challenge'ile, on novembrikuu jooksul vajalik teha isiklikku käivet. Isiklik tähendab seda, et isiklikus käibes on ka kliendid. Aga oma isiklikud punktid peavad olema. Ja isiklikud punktid peavad olema minimaalselt 150 punkti. Et sellega tuleb arvestada, et ei tule mitte midagi niisama. Et ma arvan, see on, kui vaadata seda meie tavalisi nii-öelda challenge'id, siis võiduvõimalused on tegelikult hästi suured, sest meil ei ole siin 1000 inimest. Meil ei ole ka 100 inimest, aga meil on ikka inimesi. Nii et toit, vesilukuga valmistatud iCooki toit ja pluss 150 punkti isiklikku käivet. Ja kellel ei ole potti, aga tahab katsetada ja challenge'il osaleda, siis küsige kas meie käest või oma ülaliini käest, et potti saate igal juhul ja saate instruktsioonid ka ja võib mitu korda katsetada, sest kuu on pikk. Eks? Ja iCooki Wokiga ka tähendab selles mõttes saab ju teha vesilukku peale panna ja ärge kiirustage selle video või selle pildi üleslaadimisega, et tehke niimoodi, et te olete täiesti kindel, et see on kõige parem toit ja kõige paremini välja nii-öelda toodud toit. Ja samas võite teha ju, ühesõnaga, postitada tuleb üks toit, aga te võite ju teha nii-öelda üles võtta mitu toitu, ega te üks kord ju novembris süüa ei tee. Et mitu toitu üles filmida ja siis vaadata, et mis teil enda meelest kõige ägedamini tuli. Et võib-olla valikud siis endale ka teha. Ja loomulikult kõik, kes on siis Go21 keskkonnas on liikmed, siis te loomulikult saate siis teha ka sellist nii-öelda agitatsiooni, et nad teie poolt hääletaksid. Agitatsioon on eriti hea sõna. Jah, et ega see ei ole ju keelatud selles mõttes. Agitatsioon ei ole keelatud. Meil hakkab siis peale see valimiskampaania. On ju? Et kes siis võidab. Nii, aga ega meil vist rohkem selles mõttes ei ole, et kui nüüd vautoojalle efektist rääkida, siis sa iga kord oled juba rääkinud sellest pleki eemaldamisest, on ju, ja nüüd oli ka jälle, midagi eemaldasid minu arust. Issand, ma enam ei mäleta. See oli see, minu valgelt särgilt tuli see. Teate, muide, kas teil on olnud seda, et minul ilusti meil kokku pandud sahtlist kõik KonMari meetodil volditud T-särgid oli see ja mõelge, oli valge T-särk kõrvuti selle, kas testi või ühe tumeda T-särgiga. Ja seal oli lapsed kinkisid meile, on teemanti see kujutis on peal. Ja oli kõrvuti valge T-särk ja teate, valge särgi peal nagu selle teemanti märgist tume rant jäänud. Ja pesemisega ei tulnud lihtsalt niisama välja. Ja nüüd ma panin ta siis masinasse, lasin plekispreid peale, mõtlesin, et teate, kui värvi annab mingi asi, ega see ei tule nagu välja. Lasin plekispreid peale ja panin masinasse ja teate, see tuli ära. Nii et mulle väga ilus valge särk oli talisel, mul oli juba kahju, et ei sünnigi selga panna enam. Aga läks ära, nii et ma olen väga rahul. Et kui nüüd kellelgi on veel midagi jagada, mida ta on niimoodi viimase nädalaga mingi kas pleki või mõne hamba valgemaks saanud. Või mõnest vitamiinist eriti erksaks muutunud või? Ma võib-olla jagaks hoopis selle kannuga samamoodi, et kui siin tekib mõnikord küsimus, et kas ta on väga keeruline või et ei saa hakkama või ei saa aru sellest. Ka see manuaali lugemine meil ei ole kõikidel väga tugev külg, aga ma võin oma perekogemusest öelda, et kõik rahulikud ja flegmaatilised inimesed saavad ka selle kannuga hakkama täiesti iseseisvalt. Nii et
minule tuleb ka hommikukohv just täpselt parajalt sellise õige temperatuuriga nagu on ja ei ole raketiteadus ja saab ka nii mõnigi noor inimene sinna sellele nupule vajutatud, õpib selgeks ja see on lihtsalt erakordselt hea ja sealt saab ka seda kuuma vett ka säilitada, nii et noh, ta on nagu termos, et ta ei jahtu seal ära ka, on võimalik ka see rakendus sinna panna. Jah, et ta ei jahtu nii ruttu ära just. Et ma vaatan talle otsa praegu sellele kannule, et ta on meil nii kasutuses, kui veel vähegi saab olla ja veel, et kui siin on mõned elektrikud või see, siis Kaisa ütles ka, et see on lihtsalt teil selle energia kokku. Teil lihtsalt on see energia kokku, mis käib kiiresti. Ja soovitame, kes ei ole veel proovinud, siis soovitame hommiku vett nii-öelda soojendada siis 40 kraadini. Proovige, teile hakkab see meeldima. Võib-olla esimene kord ei meeldi, piigistage hambad kokku ja silmad kinni ja jooge ära. Aga teile hakkab see meeldima ja jälle on see, et sa vajutad 3 korda, tuleb 40 ja sa ei pea midagi jälgima. Ma igaks juhuks küsiks, Eerika, et kas sinul on see kann olemas, aga sa ei saa teda tööle või? Ei, tähendab, et ma vaatasin, et ta on lehel olemas, mõtlesin, et ostaks, aga ma mõtlesin, et okei, et ma olen ennegi ostnud ja pole aru saanud asjast ja siis seisab ja siis jääbki seisma, et ma ei ole väga tehnika armastaja. Ta ei ole keeruline aru saada, kui see on hästi lihtne, vasakult poolt käivad, vajutad, sul tuleb kohe sinna kannu peale see tekst, et on näiteks, et teetemperatuur 80 kraadi, vajutad järgmise korra, tuleb vesi 40, eks ole, et sa kohe näed, mis sealt tuleb. Teisest nupust käib see 100 kraadi panemine, et sa saad sellega kindlasti hakkama, kui mina saan hakkama, siis mina saan kindlasti hakkama. Talis võib öelda, et ma olen tehnikaga ikka täitsa... Et, no, kindlasti. Sa proovin ära, ega muidu ei saa teada, kui ei proovi. Ja kui tekib sul tõrge, siis Annela oskab seda juba väga hästi. Annela näitab sulle kohe ära. Okei, teeme nii. Meil poisid oskavad. Kui tohib, siis ma veel teate, see on lihtsalt erakordselt hea kohvi. Kui teil ei ole veel meelde tulnud või teil on kellelegi vaja kingitust teha näiteks sünnipäevaks, läksin oma pisut eakamale sugulasele, läksin külla ja ei hakka ju viima sinna midagi niisugust, mida ma ei tea, kas majapidamises vaja läheb, aga teate, sünnipäeval ju pakutakse ikka kohvi. Ja tal muidugi oli oma kohvi ka oli olemas, aga siis ütles, et no ma kohe proovin, mis see siis on. Tegi selle paki lahti ja see lihtsalt lõhnab juba niivõrd hästi. Ja no ma ei vaheta enam ühegi teise kohvi vastu ka. Juba mõtlesin, et no nii, kuidas ma ütlen nüüd ära, et vaat see tema kohvi suhtesse, aga ta pakkus seda sama kohvi. Nii et sünnipäeva kingitusteks või siis ka juba jõuludele mõeldes. Nii et see on väga hea kingitus ja väga hea kohvi. Me oleme täitsa nõus, kommenteerime kohe lisaks sellele, et käisime ka külas ja võtsime ka kohvi kingituseks kaasa. Ja Talis ütles, et see on maailma parim kohv. Ja siis pererahvas hakkas siis õhtu lõpetuseks kohvi tegema ja ütles, et oi, no siis teeme kohe selle kohvi lahti. Nemad ostavad ikka tavalist kohvipoest, mis iganes seal siit parasjagu soodne on. Nad ütles, et ega nad väga lihtsalt vaatavad, et mis nagu soodsam on ja kõik. Ja tegid kohe selle kohvi lahti ja siis nende masinaga peab natuke timmima, et iga masin, et kui neil on ka see filtermasin nagu meil, et kui kanget siis teha, kamba peale mõtlesime siis välja, kui palju nende masinale umbes panna seda kohvi. Ja siis, kui me seda kohvi jõime, siis see mees ütles lõpuks niimoodi, et on tõesti väga hea kohv. Et neil on kohvipiima vist parasjagu. Ütles, et ma ei saa ühtegi kohvi juua, siiamaani pole saanud juua ilma piima või kooreta. Ja seda kohvi ma saan juua täiesti vabalt ja mulle maitseb must kohv. Nii et ütles, et on tõesti hea kohv. Vot selline tagasiside meil. Nii, aga... Et Talis segab, ma selle veekannu kohta ütles ka natukene kiitvad sõnu juurde kasuks oleks, et kui see vegan esimest korda sinu ellu tuleb, siis ainuke installeerimine, mis on vaja teha, kui seda pakisest välja võtad, mis õppevideod enne välja ei paistnud, seal on põhjaplaadi küljes üks juhe, et see oleks vaja pistikupessa panna, siis tulevad pildid ette, kui nuppu vajutada.
ja mul on see endal töö juures ja ausõna, kõik inimesed saavad sellega hakkama. Palun. ja Jah. super, et töötab paremini, kui on pistikusse pandud, eks ju. See Urva, see kõlab nagu jutt esimesest armastusest kohe, on ju? Nii on. Toon oli selline. Jah. Aga see jook on ülimaitsev, nii et proovige seda ingveri jooki jälle teha kuumana, ülihea. Et ma arvan, enamikele see maitseb. Ja sellega siis tõmbamegi täna tooteõhtu teemad kokku. Homme on Tartus Open, Aleksander Kansen näitab äriplaani ja alati on Aleksandri äriplaanid olnud ülihead. Noh, nii nagu tegelikult kõikide esinejategi, et Rakverre tuleb meie meeskonnas Signe Lang näitama, ka väga hea plaan. Et kellel on aega Tartusse tulla, siis tulge, kes ei ole oma kingitust kätte saanud, tulge, me võtame need kaasa, saate kätte. Ja tulge Openile. Tulge Openile. Nalja saab igal juhul. Ja saate energiat ja saate väga head informatsiooni ja jälle niisuguse väga sellise toreda nurga alt. Hästi huvitav nagu plaan on. Ja reedese süsteemiõhtu ajal on tegelikult siis meil Tiiu Sinika vitamiinide või no ütleme tervisekoolitus. Kell 7 ja lingi me saame samal päeval, noh, me ei tea, mis kell, nii et selles mõttes valmistage oma tehnika ette. Me jagame seda Go21 ja jagame ka WhatsAppi Go21 ja jagame meilidele, nii et sealt saate selle lingi kätte. Ja tuleb ülihea koolitus, nii et kui teil on küsimusi oma tervise kohta ja vitamiinide kasutamise kohta, kirjutage üles, muidu lähevad need meelest ära. Ja saate otse eetrist Tiiule need esitada. Me oleme väga põnevil ja ootel. Jah. Aga siis ilusat õhtut ja proovige kõiki neid asju ja hakkage siis juba mõtlema iCooki Challenge'i peale, sest tegelikult see pann on tõesti see, noh, kõik, kes on seda panni juba, kellel see on, see võiks veel üks olla selline, on ju, et kuna Annelal näiteks on 2 kodu, no võiks olla ka üks ühes kodus, teine teises kodus, on ju. Ja kokata on tore. Ja kokata on tore, kui on sellised süsteemid sul kodus. Aga oli rõõm teid näha ja ootame kannatamatult jälle reedet, et teid uuesti näha. Homme. Ja. Nägemist. Aitäh teile. Head õhtut.